Ma arvan, et ma tean ikka palju rohkem kui mõned seal poisikesed, kes tulevad või siuksed vanakesed, kes on kuskil staapides. Ma ei tea, kas jalgu või taguotsa võrrunud. Paneksime see märklaua, võtaksime püssi kätte. Kes teist kõige täpsem oleks? Üldiselt sellised võistlused lõpevad niimoodi, et kellel on kõige kõvem tärn, see saab esimese koha. Teen märkuse. Esiteks kindrali võttage püstolist hakkad käde kuskil laskmas. Kindral juhib vägesid. Said aru? Selge. Või üksust. Ja mina olen ka lõpetasin Nõukogude armees polkovnikuna ehk eesti keeles kolonelina. Ma olen lasknud küll ja küll. Ma olen 2,5 aastat olnud Etioopias sõjas. On ka tulistamisi olnud. Ja ma sain tegelikult ka pähe miinipilduja mürsukilluga. Ma olen vist rääkinud ka või ei ole sellest, ma ei mäleta enam. Vedelesin 2 nädalat veel Addis Abebas selles sõjavaiglas, aga küll see ei mängi rolli. Ma tahan nüüd rääkida hoopis teisest asjast, kuidas meid edenes siis. Kui me kindral Laaneotsa aias kaamerad käima panime ja mikrid sisse lülitasime, olid meie 3 sõjaratsut juba militaarjuttudega algust teinud. Sest kuigi saatused on neil olnud küllant erinevad, seob neid ühine mure Eesti riigikaitse tuleviku pärast. Olgugi, et riigikaitse algusaastail meil ju veel vähem võtta oli. Süüdakem lõke, head sõbrad, ja saagu, sest hubane õhtu. Põhimõtteliselt meil ei olnud mitte midagi. See oli esimene asi, füüsiline asi meieks oli Narva maantee 8. See sai nagu peastaabiks. Midagi muud ei olnud mitte kuskil. Mäletad küll seda. Relv ei olnud mitte mingisugused. Me seal hankisime, sa vist piirivalve, kes said seal rühmad ja esimesi. Erinevates kohtades sai korjatud sisuliselt kokku. Mitte midagi on nullist täiesti. See oli ikka väga raske tegelikult. Me alustasime 92. aastal enam-vähem. 92. aasta detsembris siis mina ilma isegi valitsuse loata andsin korralduse või käsu, ütleme, Kuperjanovi pataljoni luua Kuperjanovi nimelisel Eesti vanaaegse siis Võrus. Ja siis tol ajal oli Johannes Kert. Ta oli siin illegaalne Kaitseliidu ülem tegelikult Tartus. Nõukogude Liidu reservkapten. Ja siis ma ütlesin, Johannes, panen sinu selle tulevase pataljoni ülemaks, sinu üles on formeerida see. Detsembris 1991 siis valitsuse komisjon võttis üle Narva maantee 8. Seal oli sees siis Vabariigi sõjakomissariaat. Ja see siis võeti üle, et valitsuse kätte anda. Õhtul ma olin Toompeel tol ajal, öeldi kuule, et siin on võtmed, mine sinna Narva maantee 8 ja võtta kõik üle üksinda. Ma lähen siis õhtul sinna Narva maantee 8, seal on vist 4 korrust oli. Isegi 5. Isegi 5 ja üleval oli saal. Ma ütlesin, mis kurat, mis ma siin tegema hakkan ise valvama või mitte. Ma ütlesin, Laanemanni ma teadsin, ta oli kapten tol ajal. Helistan temale ja ütlesin, kapten Laanemann, ametlikult ütlesin sulle, eks ju. Panen teile ülesandega. Tulla siia, võista korjata mehed, tulla siia ja võtta üles Narva maantee 8. Ise jäin sinna valvama. Aga nad tulid hästi kähku. Eesti mehed olid kõik sinna ja väga organiseeritud. Ja pärast seda ta oligi number 2, ma ütlen, sellepärast, et tema oli teine mees minu järgi, kuna teisi kedagi tegevteenistuses ju ei olnud. Tema tegi esimese rühma, staabirühma tegelikult ja sealt hakkas see pihta, kuni sa olid pärast pataljoni ülem, eks Aegviidus. Jagala. Aga Nõukogude Liidu armeest Eesti poolele üle tulema, kuidas see protsess välja nägi, kui keeruline seal, kui paljud mehed jätsid tulemata, sest ma kujutan ette, et mõned Eesti mehed jäidki Nõukogude Liidu armeesse, kes olid kõrgetel kohtadel, väga mõnus elu peal. Ma olen mitmega rääkinud ja paljud, seal oli erinevaid seletusi. Esimene asi, et ei saadud aru, et meil on nüüd ajalooline võimalus oma enda riik teha ja kõik, mis sellega kaasneb. Paljud ei uskunud, et see ei õnnestu. Mõni võttis, et tal juba karjäär on nii kaugel läinud, ta ei hakka nagu muutma. Oli sellised, kes ütlesid, väike riik, kas seda sõjaväge nii väga vaja oli. Seal oli erinevad nii isiklikke kui selliseid minu jaoks nagu arusaamatuid asju. Aga oli neid, kes ütlesid, vägev, saame oma riiki teha.
sealhulgas oma sõjaväge, ja noh, nii olidki, ühed tulid, teised ei tulnud. Ma olin polkovnik tol ajal, tulin Etioopiast just tagasi septembris, siis Raivo Vare, kes oli riigiminister tegelikult, kutsus välja, et kuule, tule ära ja meil on vaja kaitseväge, kaitsejõudu tegelikult hakata koostama, meil ei olnud mitte midagi peale nulli. No ma tulin sealt ära, lihtsalt ütlesin ära sellest ja ma isegi ei kirjutanud üldse absoluutselt lahkumisavaldust ka. See automaatselt kadus ära. Tavaliselt inimesed teevad keskmiselt tõenäosust teooria järgi umbes pooled otsused õieti ja valesti. Ja kui mõnikord otsused lähevad kogu aeg liiga valesse suunda, siis on põhjust küsida, et mis loogika selle taga on. Aga ei, mul on endal muidugi olnud kõik need asjad ses mõttes lihtsamad, et ma olen Kaitseliidu asutajaliige ja algusest peale olnud nii-öelda asja juures, et nagu ei ole mingeid erilisi valikuid olnud vaja teha. Et kõik oli põhimõtteliselt iseenesest selge pärast Nõukogude vanglat, et selle režiimi vastu ei aita miski muu kui jõud, et siin laulmine ja kätest kinnihoidmine on ka väga hea ja tore, aga sellest ei piisa. ...92 on aasta pärast taasiseseisvumist. Mind kui peastaabi ülemat, samasugust peastaabi ülemat Lätist ja Leedust, tutkus oli tollal Leedus, kutsuti lihtsalt tutvuma NATO peakorterisse Brüsselis esimest korda. No me oleme nagu turistid seal. Ja siis seal näidati, sõjalise komitee esimees oli Norra kindral Eide, seletas meile ka ära, mis on, aga mis oli huvitav tegelikult, et juba meie kuuldes, kõrvalt kuulatas, käis diskussioon, kas NATO üldse vaja on. Et umbes nii, et venelased külm sõda on lõppenud, venelased niikuinii on nõrgad ja halvad, sõdima ei hakka, et mis me teeme. Ja see diskussioon minu jaoks nagu jäi kõrva, mingit sõda enam ei tule, nad ju ehitasid isegi venelastele ju Ida-Saksamaalt väljuvate vägede jaoks suuri maju Sankt-Peterburgi tolleaegse Leningradi juures selleks, et neid majutada sinna. Igasust abi tehti. Tohutu raha läks sinna tegelikult. Ja siis, kui ma seal olin pärast seda, ma olen ka uurinud, kuidas niimoodi, et mis see NATO on, siis läheb laiali. Kelle öelda kasukasse me läheme siis, kuule. Aga siis lõpuks ikka otsustati nii, et ega ei tea, mis venelased ette võtavad ja jumal tänatud seda. Aga selline jama oli. Ma olen tol ajal väga palju kordi sellest ka rääkinud, oma ohvitseridele ja mitte ainult ohvitseridele, aga teistele ka, et kuidagi veel terve mõistus läänes ikka säilis, eriti ameeriklaste kaudu. Kui tugev, Leo Kunnas, oli meie iseseisev kaitsevõime tol ajal, kui me NATO-sse olime siis astunud juba? See on 2004. Jah, 2004. Kui sõda oleks tulnud, siis loomulikult me oleks sõdinud, et selles kontekstis Venemaa selline nõrkusperiood, mis hakkas 90. aastate nagu lõpust pihta, tegelikult kestis kuni Gruusia sõjani ja natuke peale, et venelased pärast alles hakkasid tugevnema, et ühel momendil, me võime niiviisi öelda, et meie hakkasime tugevnema mõnevõrra isegi varem, et alati need võrdlused on, kui keegi väidab, et nüüd me oleme paremini kaitstud kui enne või paremini kui kunagi varem, siis on alati see kontekst, et mis on sellel hetkel teisel poolel vastas, et kui teine pool pingutab väga palju rohkem, investeerib või teed väga palju rohkem, siis sa pead sellega kaasa minema. Ma lisaks siin juurde, et mina olin tol hetkel, kui me liitusime NATO-ga, olin peastaabi ülem ja Leo oli operatiivosakonna ülem, kes vastutas sisuliste plaanide eest. Ja see oli muidugi väga suur kergendus. Kõik said aru, et
see muudab täielikult meie turvatunnet, meie kaitstust ja see oli kõigile väga suur asi ja need inimesed, kes seda vedasid, müts maha nende ees. Kui me astusime NATO-sse, siis NATO ise oli muutumas ja kahjuks mitte meile selles mõttes kasulikuks suunas, et külma sõja ajal NATO oli allianss, mis oli mõeldud oma territooriumi kaitseks, Euroopa riikide kaitseks Nõukogude Liidu ja tema liitlaste agressiooni vastu. Et see jäeti kõrvale ja Venemaad nähti kui mitte päris liitlasena, aga partnerina. Ja hakkas see pihta selline ühepoolne desarmeerimine, mis kestis mitukümmend aastat, et Venemaal see toimus ka 90-ndatel. Aga nii kui Putin võimule tuli, ta lõpetas selle ära ja mis on Venemaa, seda me nägime juba teises Tšetšeenia sõjas. Ja neid muutusi ei toimunud. Me läksime, NATO läks välja, oma territooriumilt välja võitlema Iraaki, Afganistani, mujale, tegi seda kõike, me tegime seda koos liitlastega. Aga nagu ma ütlesin, et oma territooriumi kaitsmine jäeti tagaplaanile. Ja kui me vaatame suurt pilti, siis kui NATO laienes, kehtis NATOs alliansi strateegiline kontseptsioon, mis ütles, et kogu NATO territooriumil peab olema olukorrale vastav vägede paigutus. Aga NATO laienes, vägede paigutus ei muutunud. Mis teevad need väed Euroopa südames? Ja see oli viga, et tollal seda muudatust ei tehtud. Kus kohas Levila asub Tallinnas? Müürivähe tänaval. Kui sadamat hakatakse pommitama, siis peate teie kähku sealt sääret tegema, sest võivad ka teile pihta saada. Ja nii tulebki inimestele öelda, et kui me näeme, vaatame seda, mis toimub Ukrainas, siis toimub valimatu hävitamine. Ja kas me tahame riskida sellega, et meie kodud, meie töökohad, meie koolid, meie haiglad pommitatakse puruks. Kui me seda ei taha, siis tekib järgmine ülesanne, kuidas me seda väldime. Ja ega sõda on mõnes mõttes fataalne ja väga robustne ja lihtne, aga see lihtsus ka aitab seda aru saada. Riigikaitsel ei ole esimene ülesanne sõdida. Esimene ülesanne sõda ei tuleks. Kuulge, äkki lahendaks paljud mured see, kui me otsustaks, lähmegi Iisraeli teed, tõstame kaitsekulutusprotsendi mitu korda kõrgemale, kas või 2 korda. Ja elu läheb selles mõttes palju lihtsamaks. See on väga ahvatlev, aga seda saavad otsustada valijad. Mida teie teeksite? On see nagu reaalne idee? Otsustavad valijad. Meelevaldselt võib ju öelda, et tõstame seal üles 800 miljoni peale, 900 miljoni peale, aga seda raha pole ju. Teine me peame kuskilt siis inimeste, tsivilisatsiooni, laste, naiste käest selle raha võtma. Siin peab mõtlema, mis see võimekus meil on maksimaalne. Meil on praegu 2,3% SKT-st selle aasta kaitse-eelarves, eks ju. 2,3%. Palju on 746 miljonit. 749,6 ja siia tuli juurde 15 miljonit, mis nüüd tegelikult pakettidega sellel aastal pani. See on väga suur, sellepärast juba paljud ju nutavad juba tsiviilosakonna struktuurid. Ukraina tegelikult alates 14-15 aastast on 3,5–4% kulutanud igal aastal ja Ukraina on palju vaesem kui meie. Ja nüüd, kui ukrainlastega saaks küsida, et kas te nüüd kulutaks rohkem ja teeks suurema armee ja võimekama armee, kui saaks paar aastat tagasi, siis nad kindlasti ütleks, sest võrreldes sellega, mis nüüd Ukraina taastamine maksma läheb, on need summad, mis oleks ju kulutatud üpriski tühised. Et sama on tegelikult meil, et me peame lihtsalt vaatama seda, et jah, kõik on riigis vaja arendada, tervet riiki on vaja arendada, siin on palju valdkondi, siin on mitukümmend valdkonda võistleb omavahel ja kõik küsivad, et meil on vaja raha. Aga siin ongi küsimus sellest, et kui see tõenäosus on 1%,
et mis maksab 2 nädalat, kuu aega või pool aastat sõjategevust, millise kahju see toob riigile, millise kahju meile tuleb, kui meil ei ole teatud võimekusi, milline kahju meil tuleb, kui osa riigist okupeeritakse. Kui palju peaksime meie Eesti riik täna vastu, kui Venemaa ründaks nende jõududega, millega ta on rünnanud Ukrainat? Kaua peaksime meie praeguste jõududega või? Millega ta ründas Ukrainat, nende jõududega? Nendega me ei oleks siin mitte midagi, mõni nädala küsimus. Nädala küsimus? Et nädala peab vastu? Vähemalt. Venemaa muidugi ei saaks sarnaste jõududega rünnata Eestit, kui ta ründas. Aga see on abstraktsus tegelikult. Absoluutselt teoreetiliselt, kui ta oleks Ukraina asemel rünnanud Eestit nende jõududega. Siis ma ütleks niimoodi, et kui üks noor poiss minnes külapeole mõtleb, et mis ma siin ikka lähen, ma niikuinii tantsida ei õnnestu. See sama asi kehtib ka riigikaitse arendamisel, et kui oma riiki teha, siis sellega kaasnevad teatud kohustused ja teatud tööd, sealhulgas ka riigi turvalisuse tagamine. Küsimust ei tohigi niimoodi püstitada, et kui kaua meil ei ole valikut. Kui me hakkame mõtlema, kas nii mitu tundi, siis võib-olla peaks pillid kokku panema või midagi kardinaalselt muutma. Et meil ei ole valikut. Et see on selles mõttes huvitav küsimus, et kui keegi räägib päevadest ja Rand Corporation näiteks on teinud analüüse, et Ukrainas sõda on käinud palju 8,5 aastat nüüd kokku. 8,5 aastat. Ja selle lõppu veel ei näe. Et lõppkokkuvõttes kõik need ennustused, mis väga paljud on teinud, milline on see tulevikusõda ja kuidas see hakkab käima, need ei ole ju üldse paika pidanud. Öelgem nii otse, et võib-olla sõda 2023 mõlemas stsenaariumis esitatud nagu ennustused, milline sõda võiks üldse olla, on kõige lähemal üldse nagu sellele, milline ta praegu ka tegelikult on. Et loomulikult me oleme suure alliansi liikmed. Ärme hirmutame ise ennast. Selles mõttes hakkab võitlema. Isegi kõik alliansi riigid, öelgem otse, ei hakka võitlema. Näiteks kui Albaania otsustab, et me ei saada vägesid. Kas see muudab nagu palju? Iseenesest mitte. Isegi see, kui Saksamaa ei saadaks vägesid, ka see muudaks palju. Et seni, kuni ameeriklased ja britid ja põhimõtteliselt ameeriklased hoiavad oma globaalset joont ja püüavad säilitada praegust maailmakorda. Seni see kõik ka toimib, rääkigem lihtsalt. Kui mingil põhjusel ameeriklased otsustavad teisiti, siis me oleksime ka suurte probleemides. Et me loomulikult, me ise ja teised Balti riigid me sõdime nii kaua, nagu vähegi jaksame. Isegi lätlased on nüüd jõudnud nii kaugele, et nad on otsustanud, et teeme 50 000 sõja kaitseväe, taastame ajateenistuse, loome reservarmee, et kes oleks võinud seda uskuda võib-olla veel pool aastat tagasi. Kuule, Leo, sa unustad ära, et me oleme NATO-s. Et NATO on oluliselt tugevnenud veelgi rohkem. Selleks, et ära hoida agressiooni ida poolt. Teine asi, kõik tundemärgid praegu näitavad, et Vene Föderatsioon laguneb. See on olnud läbi ajaloo impeeriumite saatus ja see niimoodi ka juhtub tegelikult ainult aja küsimus. Nii et märge nüüd ennast hirmutama hirmsasti hakati, see ei tähenda seda, et me peaksime siin käekesed, oi, kui hästi kõik on, mitte midagi sellist. Valmisolek peab olema, meil on tugevdatud väekontingendid kõikide Eesti, Läti, Leedu ja nii edasi, kõikides idapoolsetes NATO riikides. Selleks ollakse ka valmis ja teine, kuna Putin on ette arvamatu ja lihtsalt tobe inimene eesti keeles öeldes, kui ta läheb ähvardama tuumarelvadega, siis talle ju Johnson, Briti peaminister, ütles, et esimene sihtmärknumber, temal ütles, olete teie. Ehk siis Putin, sina oled esimene, kes läheb teise ilma. Iga mees võiks omada kodus relva? Tuletan sulle meelde, et alates 24. veebruarist kuni eilse päevani on Vene relvajõud Ukrainas kaotanud 46 400 ohvitseri ja sõjaväelast kaasa arvatud 13 kindralit.
Selliseid kaotusi venelastel ei ole varem kunagi olnud peale teist maailmasõda ja praegu on seal täielik šokk eesti keeles öeldes. Desertöörid ja keda iganes. Ehk siis, niikaua kui Venemaa Ukrainas möllab, niikaua on Eestil suhteliselt turvaline olla. Aga venelane isegi pärast möllamist on ta nii nõrk praegu, et ta teist korda proovima ei lähe, sest rahvas on vastu. Ma arvan, kui sõda on su lähikonnas, siis ei ole sul turvaline olla. Seda me ka näeme. Me näeme oma enda riigi sammudest ja üldine atmosfäär on ju ikkagi murelik. Aga relv võiks kodus olla ja kui ennem siin oli jutt sellest, et kuidas meil laskmisega läheb, see jäi natuke nagu lõpuni rääkimata, on alati mõistlik ka ohvitseril ja ka kõrgemal ohvitseridel mitte ära unustada neid baastegevusi, millega tegelevad sõdurid, kes nende geniaalseid plaane ellu viivad, et automaati lasta, püstolit lasta, võib-olla ka granaati heitma, et neid asju ei tohi ära unustada. Ja relvad võiksid kodanikel olla ja ma olen aru saanud meediast, et huvi laskmise ja relva omamise vastu ongi kasvanud. Venemaa 5 aasta jooksul ei ründa NATO-t mitte kuidagi. Nad on näitanud ennast täiesti nõrkadena praegu, mitte ainult NATO ees, aga ka Ukraina ees tervikuna. Nad on pariteedis ukrainlastega. Teine ja nüüd nad said aru ka, et NATO ei ole mitte mingisugune, ma ei tea, kasvuhoonepoiss, aga NATO on võimas relvastus, selline relvastus, mida venelastel pole üldse olemaski, nad pole tead mitte midagi sellest. Kogu see suur mehaanika, tankid ja kõik muu see tehnika, mis tuli sisse Ukrainasse, need on kõik aegunud. Umbes 20 aasta vanused, vähemalt. Miks need kaotasid ligi 2000 tanki on puruks lastud? Ma rääkisin teile ka, kuidas seda tehti. Et selles mõttes praegu Putin oli vaja, kui ta tahab ellu jääda. Ma kardan, et ta ei jää ellu. Ja sealt tulevad mingid teised inimesed. Võib-olla targemad inimesed selles liinis, aga neil on lakkuda vaja oma haavad. Mis meil praegu see kõige suurem nõrk koht ikkagi on? Ega seda ei saagi võtta nagu ühese nõrkusena, et hakkame kvantiteedist, et meil on vaja sõja kaitseväge lihtsalt suurendada. Selle sama 50 000, tegelikult on ka nüüd otsus tehtud, et seda teha. Ja meil ei lähe selleks 10-12 aastat nagu lätlastel, kuna me oleme reservi piisavalt ette valmistanud. See on vaja lihtsalt organiseerida ja varustada. Siis on loomulikult maakaitseringkonnad, et nad vajavad oma rahuaegseid tuumikuid, kes kogu aeg tegutseksid. Siis järgmine asi on võimelüngad. Et me oleme saanud nüüd üle saamas teinud otsuseid rannakaitse ja miini veeskamise kohta. Meremiinid on meil käes, rannakaitse raketikompleksid ja selle üksuse saame 23. aasta lõpuks. Siis on keskmaa õhutõrje, et põhimõtteline otsus on nagu tehtud, aga nüüd on vaja see panna riigi eelarvestrateegiasse ja järgmise aasta eelarves. Ja siis järgmine on suurtükiväe tugevdamine. Ja siis on järgmine tankid. Ega kui me viivitame keskmaa õhutõrjega ega saa seda korrektselt nagu paika, siis meil on vaja, need on alles Ukraina sõja esimese etapi õppetunnid, mida me praegu nagu parandame. Talvesõjas Venemaa kukkus täielikult või Nõukogude Liit kukkus täielikult läbi, aga teises maailmasõjas ei läinud üldse nii halvasti. Ja nad olid võitjate poolel, et ma ei teeks panust sellele, et Venemaa on nõrk või nõrgeneks edaspidi. Aga mis me saame teha, mis me peame tegema? Me peame iseennast tegema tugevaks. Julgeolek on ikkagi kõige alus. Kui sul ei ole julgeolekut, siis ühel hetkel sul ei ole riiki ja kui sul ei ole riiki, siis sa ei otsusta üldse enam midagi. Palju on Ukrainas lahingutes hukkunud koroona tõttu? Statistika mul puudub. Ma olen seda küsinud. Ja ma üritasin isegi jõuda kuni Ukrainani välja. Ja siis öelda, et kui te seda küsite, siis kaeviku mehed ütlevad, et kas sul pole millegi muuga tegeleda. Aga
ma saan aru, oli oma loogika, oli hirm, oli vaja vaktsineerida, käsk oli antud, aga no ei läinud hästi. Heinzel oli üks paras õnnetusunnik ka. Ma saan aru, talle ei meeldinud teie taust. Ei küsimus, jah, ma olin punapolkoonik tegelikult. Aga küsimus, ta oli 65-aastane, 3. naistega oli ta lahus kõik, eks just. Aga ta ei ole ühtegi üksust, ütles ta mulle ainult, et mingid õppepataljoni kunagi õppinud, ta muidu mööda staapi ringi käinud. Ta oli algul täiesti normaalne. Siis meil tuli üks pikajalgnik, sa tead ju küll seda, sinna sekretäriks, teate küll, nemad teavad, kes siis keeras sealt kõik kuperpalli peastaabis. No siis tuligi see väike mäss 93. aasta suvel tegelikult, kus jäägrid hakkasid mässama. Ja siis pärast tekkisid siis siuksed suured pinged üles ja kui see pikajalgil sinna tuli, see vist sosis seal päris kõvasti oma vanameest selles mõttes, et noh, me ei saanud oma üksteisega hakkama ja siis pärast mulle sai hing täis, ma läksin ise ära. Ma ütlesin, et sellises olukorras mina nagu töötada ei saa, et lähen ära. Aga ta pikalt ei olnud, kui mind kutsuti jälle tagasi. Ma olen 2 korda pagenduses olnud Tartus, tagasi 1 kord ja teine kord. Kõik on normaalne. Ega, kuule, ma olen ikkagi sõjaväelane, 45-aastase staažiga. Ma arvan, et ma tean ikka palju rohkem kui mõned seal poisikesed, kes tulevad või siuksed vanakesed, kes on kuskil staapides, ma ei tea, kas jalgu või taguotsa hõõrunud. Mina olen nagu oma tähelepanu pööranud riigikaitse peale. Ma katsun seda kõsta nii palju kui vähegi võimalik. No siin Kunnas on ka abis olnud meil. Ta on veel kõvem poiss kui mina, sest tema tahab veel rohkem saada. Sellega. Me kuuleme ja ütleme, et iga okas loeb. Aga siis, kui üks okas ütleb, et õhutõrjet on kiiremini vaja, siis hakatakse seda ründama kuidagi, et no miks see sekkute ja... See tähendab, et lõputud kõnelused omavahel, arutelud, aga kes siis otsustab? See on juba raske leida, kes on see julge vend või naine, kes seal iganes, kes otsustab. Ma olen palju kordi, mis te nagu turul, kui siin kaagutate kogu aeg, no ma nii ei ütle, see on ebaviisakas. Aga otsustaks lõpuks ära. Ja sellega ma sõdin. Kuidagi kuulavad, aga... Ja me aitame Leoga jõudmööda. Aga aitäh teile. Aitäh, Hans, et meid täna siin vastu võtsid. Leo, kuna sa olema, minu kaamerat kinni, ma tahtsin ühte asja teiega... Lükka sisse, lastak põleb ära. Ma tulen pärast niikuinii siia vaatama. Kus teie andmed pärinevad, et koroona ei ole sõjakäiku mitte kuidagi mõjutanud? Ei ole Afgaani mõjutanud, Talibani peast. Ei, koroona seda ei võidagi. Seda, et koroona mõjutas kuidagi, et võitleb, sellepärast ei võitle. Ta on määranud nagu... Aga ei, selles võitlemegi. Ma mõtlen seda, et ma ei mõtle, et koroona nüüd tapab massiliselt täna sõdurist ära. Mina käinud Ukrainas koroona, ma olin näiteks 2 päeva võitlevõimetus. Ma olen jumal kindel, et jumal on sõdurid. Kas viime sinna ära või? Kelle müts on siin maas, kurat?